USA president Donald Trump teatas ootamatult Iraaniga sõja lõppemisest ja lisas, maailm näeb peagi rahulepet. Trump teatas, et Iraan sai kõvasti lüüa, mistõttu nad on sunnitud USA tingimustega nõustuma. Ja mis on huvitav, börs ärkas järsku ellu. Suurimate Ameerika ja Euroopa ettevõtete aktsiad hakkasid järsku aktiivselt tõusma. Nagu eksperdid kinnitavad, panustavad investorid sellele, et sõda lõpeb peagi. Ja et energiavarustuse katkestused, see tähendab 20% maailma nafta ja teiste naftatoodete tarnete peatamine, on vähem märkimisväärsed kui varasemate naftakriiside ajal. Ja pealegi ütlen ma teile, et teisipäevase seisuga, kui börsipäev lõppes, selgus, et paljud aktsiad olid juba isegi kõrgemal tasemel kui enne USA ja Iisraeli sõda Iraani vastu. Selles saates analüüsime, millised märgid viitavad sellele, et Lähis-Ida sõda lõpeb peagi. Minu nimi on Aleksei Bitši, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame seda saadet, palun tellige see kanal, pange sellele saatele like ja kirjutage ükskõik milline kommentaar, see on väga oluline selle saate levikuks YouTube'is. Ja tellige minu Telegrami kanal Bitši News, link sellel on selle video kirjelduses. Niisiis, Ameerika Ühendriikide president Donald Trump teatas sõjalise operatsiooni lõpetamisest Iraani režiimi vastu. Sellest teatas Fox Newsi ajakirjanik Maria Bartiromo, kes eile võttis Valges Majas Donald Trumpilt intervjuu. Tema sõnul vastas USA president küsimusele, kas sõda Iraanis on lõppenud, et see on tõepoolest juba läbi saanud. Edasi toon Maria Bartiromo tsitaadi. Ma just rääkisin presidendiga. Rääkisin majandusest, sõjast Iraaniga, NATOst, ühe tema lause toon eraldi välja. Ma ütlesin talle, et te räägite sellest sõjast kogu aeg nii, nagu see oleks juba minevikus. Kas see on juba läbi? Ta vastas, et see on läbi. Ma just helistasin presidendile, täna oli suurepärane intervjuu ja ta rääkis palju majandusest, sõjast Iraaniga, NATOst. Üks asi, mida ma talle ütlesin, oli see, et te räägite kogu aeg sõjast, nagu see oleks minevikus. Ma küsisin, kas sõda on läbi. Ta vastas, et on läbi. Kuigi hiljem selgus, et see oli ajakirjaniku hea trikk, et tõmmata sellele intervjuule tähelepanu, mis ilmus muidugi hiljem. Intervjuus ise Trump siiski ei öelnud, et operatsioon Iraanis on juba lõppenud, vaid ütles järgmist, tsiteerin. Ma arvan, et sõda on juba lõppemas. Minu arvates on see väga lähedal lõpule. Kui ma lihtsalt praegu kõik lõpetaksin, kuluks neil selle riigi taastamiseks 20 aastat. Ja me pole veel lõpetanud, vaatame, mis saab. Hiljem teatas Trump, et leping Iraaniga võib-olla sõlmitakse enne, kui Briti kuningas aprilli lõpus Ameerika Ühendriike külastab. Sellest kirjutab Briti väljaanne Sky News ja toob ära Trumpi tsitaadi. See on võimalik, täiesti võimalik. Iraani on väga tugevalt löödud, nii et see on täiesti võimalik. Lisaks kommenteeris Trump suhteid Briti liidritega. Ta hakkas kiitma oma suhteid kuningaga. Ja tähelepanu, ta lisas, et talle, tsiteerin, väga meeldib peaminister Keir Starmer. See on väga kummaline, sest ma tuletan meelde, et Donald Trump solvas kõige rohkem just Keir Starmerit selle eest, et eurooplased üldiselt keeldusid teda aitamast Lähis-Ida sõjas. Küll ta nimetas Keir Starmerit igasuguste nimedega. Nüüd ütleb ta, et ei, ta mulle väga meeldib, hea peaminister, mul on nendega väga head suhted. Aga edasi küsiti USA presidendilt erisuhete kohta Suurbritanniaga, sest need on tõesti alati olnud erilised. Ja siis Trump muutis meelt ja ütleb, mis suhted, millest te räägite. Toon tsitaadi. Kuidas meie suhted arenevad? Need on sellised suhted, kus me palusime neil abi, aga neid polnud. Kui me vajasime neid, siis neid polnud. Kui me neid ei vajanud, siis neid polnud samuti. Ja neid pole siiani. Siiski lõpeb juba 21. aprillil vaherahuperiood USA ja Iraani vahel. Ja nüüd üritavad Pakistani vahendajad aktiivselt kokkulepet saavutada. Ameerika ametnikud teatasid, et sõja lõpetamise raamkokkulepe on juba peaaegu valmis ja enne 21. aprilli jõutakse see kindlasti allkirjastada. Edasi jääb vaid tehniliselt viia see täieõigusliku sõja lõpetamise lepinguni. Aga teate, tundub, et kõige rohkem usub sõja peatse lõppemise võimalusse hoopis aktsiaturg. S&P indeks tegi niinimetatud täisringi. See investorite võrdlusindeks taastus ja isegi ületas ootusi pärast sõjast tingitud müügilaineid.
see hetk, kui ekraanil möllab samaaegselt investorite entusiasm, millega kaasneb ajaloo suurim energiakriis, inflatsiooni kasv ja hoiatused majanduskasvu aeglustumise kohta. Investorid palustavad praegu sellele, et sõda lõpeb peagi ja energiavarustuse katkestused on vähem tõsised kui varasemate naftakriiside ajal, justkui kõik taastub varsti. Ja samal ajal, kui kulisside taga käivad läbirääkimised USA ja Iraani vahel, lõpetas S&P 500 indeks teisipäeval 1,2% tõusuga. Ja see on tähelepanu vaid 0,2% madalam oma rekordilisest tipust, mis saavutati 27. jaanuaril. Ehk siis veel kord, S&P on sisuliselt peaaegu rekordini jõudnud. Ta ei kuku, ta mitte lihtsalt ei kasva, vaid läheneb rekordile. Tehnoloogiale orienteeritud Nasdaq indeks tõusis peaaegu 2% ja on umbes 1% madalam oma ajaloolisest tipust, mis saavutati eelmisel aastal. Naftahinnad on langenud sõja alguses nähtud tippudest. Maailma naftaturu etaloniks olevad Brenti nafta futuurid kauplevad juba alla $100 barreli kohta. Tuletan meelde, et veebruaris püsis S&P 500 indeks kõrgel, kuid mitte stabiilsel tasemel, kuna kunstliku intelligentsi teemalised arutelud muutusid aktiivsemaks. Seejärel puhkes sõda, mis tõi kaasa naftahindade tõusu ja aktsiahindade languse. Märtsi lõpuks oli S&P 500 indeks langenud 7% oma ajaloolisest tipust. Ja kõrgtehnoloogiline Nasdaq indeks jõudis niinimetatud korrektsioonitsooni, mis tähendab vähemalt 10% langust eelmisest tipust. Ehk siis sõja haripunktis S&P 500 aktsiad, S&P 500 indeks ja Nasdaq indeks, need kõik tegelikult langesid. Nüüd võrreldakse praegust olukorda aastataguste sündmustega. Siis järgnes ulatuslikule aprillikuu müügilainele, mille põhjustas Trumpi poolt kehtestatud tollimaksud, selle poliitika tügistamine president Trumpi poolt, mis on rohkem tuntud kui taco. Ja pärast seda aktsiad taas tõusid. Nüüd räägitakse, et praegu toimub enam-vähem sama asi. Lõpuks juba esmaspäeval 13. aprillil jõudsid aktsiad tagasi tasemele, mis oli enne sõda, ja praegu kauplevad aktsiad veelgi kõrgemal. Investeerimisgigant BlackRock kirjutas väga lihtsalt ja lühidalt, tsiteerin: kui sõja alguses soovitasime investeerimisel ettevaatlikku lähenemist, siis nüüd on tekkinud võimalused ostmiseks. Geopoliitiline šokk ei ole arengudünaamikat kõigutanud. Siin panen 3 punkti, aga sõbrad, tahan teile soovitada üht YouTube'i saadet, mida ma soovitaksin vaadata Donald Trumpile, Ameerika Ühendriikide presidendile. Ja selle nimi on Хватит притворяться нормальным. See on minu lemmik psühholoogi saade, ma olen seda YouTube'i kanalit teile juba ammu soovitanud, link sellel on kirjelduses, minge ja vaadake. Seal on suurepärane analüüs sellest, kuidas me kõik kogu aeg püüame end ümbritsevatega kohandada. Püüame alla suruda mõningaid oma iseloomujooni ja mitte ainult, ja nii me natuke nagu lämmatame iseennast. Seetõttu soovitan seda saadet vaadata, jätan lingi kirjeldusse ja selle saate all kinnitatud kommentaari. Ja sõbrad, kindlasti minge vaatama ja tellige kanal. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head!